Tervist! Et mul täna on siin üks ilus sinine Audi. Tegu on RS4 B7-ga. Ta käis mingi tagasi ka mul siin, aga siis oli tal probleem mootori töös. Et ta ei käinud korralikult, jättis vahele, puterdas, tagant tuli musta kõvasti ja nii edasi. Et tookord sai siis tehtud siin sisselaskes lekete kontroll. Mul on olemas siin siuke tossumasin. Siit õhukanalist lasen tossu sisse. Vabalt hingaval ei saa hästi survestada, et siin on igast muid tilulilusid ka. Et tossumasinaga natuke lihtsam. Et siin lekkisid siis kollektori tihendid, siit tagant karteri tuulutusklapp, üks kolmik siin taga veel, mis on piduri, vaakumi ja asjade vahel. Need asjad said välja vahetatud. Siis oli tal lambda viga oli sees. Lambda sai välja vahetatud üks. Ja kuna tal oli kahes silindris siin pool vaheljätmisviga, et siis sai igaks juhuks ka pihustid stendi viidud. Pihustid kontrolliti üle, kõik küttekogused olid täiesti erinevad. Et 6 tükki andis taastada ja 2 tükki olid nii läbi, et ei õnnestunud taastada. Ja seal tuli need uued tellida ja kahjuks on sellele mootorile ainult originaali saada. Et siis sai 2 uut originaali ja sai need stendist veel läbi lastud, et oleksid võrdsed teiste pihustitega. See osa sai korda tehtud ja nüüd on tagasi siin, et tal oli lisaõhusüsteemi vea luges sisse. Seal taga lisaõhuklapil oli üks vaakum puruks. Aga selle vaakumi lappimisega lõpetasin siin sisselaskollektori all uuesti, et plastiktoru ja järjest hakkas katki minema. Aga siin sellega rohkem polegi teha, et see läheb laupäeval nüüd miiliüritusele, One Mile Challenge. Et eks paistab, mis aega see seal sõidab. Siit edasi hüppame järgmise RS juurde kohe. Täna mul siis üks RS3 Sportback siin. Et see on 8V kere peal, aga neid esimesi, mis on malmblokiga. Et järgmine tasa mootorikoodiga oli alumiiniumblokiga. Siin sai vahetatud mootoriõli, õlifilter, käigukasti filter ja taga Aldexi õli ja Aldexi pumbale sai tehtud hooldus. Ehk siis sõel ära puhastatud. Et seda on hästi hooldatud, et see sõel ei olnud väga umbes. Aga selle masinaga mul rohkem ei olegi teha. Ma vaatasin veel küüned üle siin. Et siin on mingid Championi küünlad peal, et need ei ole head, et tal on mingid vaheljätu probleemid, et need tuleks välja vahetada siis mingi hetk. Ja nüüd teen kastile ja Aldexile adaptsioonid ära ja siis saab kliendile kätte anda täna selle auto. Et see Estfield on ka raketibaasis tagasi, et käis seal seadistamises. Tulemuseks on 140 kilovatti ja 280 newtonit. Siin on siis, saab paaki panna nii bensu kui etanooli ja kuuleri asemel on siis vee ja metanooli pritse 2 tüüsiga siis. Ega muud ei olegi, et selle omanik saab nüüd sõita äkki mõned tiirud see suvi. Et sellega on hetkel kõik. Nii, siin on siis RS6 mootor.
mul on sidurasjad küljes, kasti olen enam-vähem külge saanud. Probleem, mis siin on boltides, et automaatkasti poldid on liiga lühikesed, et ma olen proovinud otsida kastist mingeid bolte, aga nagu ikka sealt õiget asju ei leia, siis tellisin Jürdis siia poldid, aga mul osad lühemad poldid pean veel tellima. Ja ma olen kätte saanud väljas kollektorid, et need tehti nüüd uued torukollektorid. Et nendega on hull saaga, aga sellest ma lähemalt ei hakka rääkima. Et nüüd nad on lõpuks kohal, panin prooviks külge, et ma pean siia turbo ja kollektori vahele ka otsima teistsugused poldid, et see originaalmutter on nii jäme, et see ei mahu ära siia. Ja siis praegult võtan uuesti küljest ära need. Mul on vaja starteri külge panna. Starteriga on sama häda, et siin ülemine starteri kinnitus originaalis läheb siit kasti poolt, aga see tuli nüüd ringi teha, et ploki sisse sai keere tehtud. Mul üks kohalik treimees aitas siin ja siis polt tuleb panna nüüd teiselt poolt, aga mul on vaja kuskilt ligi pääseda sinna. Ja siis saab põhimõtteliselt turbod ja asjad külge panna, et selle veetoru pean panema enne. Ja ma nüüd ei mäleta, et õli pealevoolutoru, et mis hetkel see tuli panna. Aga eks jooksvalt paistab siis. Et sellest on umbes aasta möödas, kui see lahti sai võetud, et nüüd on vaja kokku panna. Ja turbod käisid turbomootor siis taastamises ja tehti natukene ka suuremaks. Aga miks ma panen selle kokku edasi, siis saab mingid kaadrid veel teha vahepeal. Subaruga on ka vahepeal tehtud nii palju, et küüned on vahetatud, amas rihma asjad, rullid, veepump, termostaat, õlipump läks uus ja kenekarihmad asjad. Et see hooldus on nüüd tehtud, õlifilter on uus, õli läheb uus, et see mootor on valmis minema sinna teise Foresteri peale nüüd. Siin selja taga on mul üks Mini Cooper, et ta on kahene diisel, 4 vedu, see on siis BEM-i N47 mootor. Siin läks kett puruks. Omanik midagi oli ise lahti võtnud juba, nukalavi maha ja midagi defekteerinud siin. Aga me siis vaatasime kaameraga silindrisse ja lasime surve silindrisse, et vaadata, kas klapid peavad või ei pea. Üllatuseks on kõik korras jälle, et nukaraam oli terve, nookurid on terved, silindrid peavad, et siis sai mootor maha võetud ja kett ära vahetatud. Lisaks ka saalad üle kontrollitud ja need olid ka sellised poolpidused mineku järel, et need sai ka uued pandud. Ja nüüd põhimõtteliselt see masin käib, et siin nipet-näpet on vaja veel kokku panna sillad ja asjad, et sai see natuke lihtsamalt ära päästatud, et ei pidanud siin klappe ja asju hakkama vahetama ja kaanaremondiga tegelema. Et ega see nädal vist polegi rohkem midagi näidata, et mul on siin üks seesama saale probleemiga 3 kompressor ka veel puhastamine käsil, et mul on siin plokk ja asjad on puhastamine pooleli, et mul on korra nad pesukapist läbi käinud. Nüüd ma olen silikoni asjad ära eemaldanud siit ja nüüd ma peaks vedelik välja vahetama kapis ja korra veel ühe pesu tegema sellele. Et siis järgmine nädal hakkan kokku panema selle. Aga selleks nädalaks on kõik, ma arvan, et pane like ja subscribe ja alla ka kommentaar.